Tere! Tänases Eesti Rahvaluule arhiivi videoloengus kutsun ma teid üle 60 aasta tagusesse aega, 1944. aastasse, kui sõjamüra üle Eesti veeres. Siis oli samasugune värviliste lehtedega sügis ja varem ilus suvi. Sellepärast oleme me ka siin Eesti Rahva Muuseumi juures, sest nagu teame, sai sõjas kannatada ka Eesti Rahva Muuseumi hoone Raadimõis. Kuid samamoodi oleme me seotud ka praeguse ajaga, 21. sajandi algusega, sest inimesed, kelle meenutuste põhjal ma teile sõjamoonaga tegutsemist avama hakkan, on praegu vanemas eas ning nad kõik on nõus oma mälestusi jagama. Sõjamoonaga mängimist nähakse olulise osana oma lapsepõlve mälestustes. Mitmed meenutajad nimetavad seda otsesõnu mänguks, teised aga teevad seda ülekantud tähenduses. Mänguks peetakse teatud kindlates ajapiirides ja ruumis toimuvat vabatahtlikku tegevust või toimingut, mis on seotud kindlate reeglite, pinge ja rõõmuga ja mille eesmärk sisaldub mängus või niisuguses ning mida teadvustatakse teisiti olevana võrreldes reaaleluga. Sellise määratluse on mängule andnud Juhan Kuisinga. Niisiis on tänase videoloengute allikateks mälestuste raamatud, intervjuud ja rahvaluule üleskirjutused. Mälestuste raamatutest kasutan Henn Kaarel Hellati raamatut Poiste sõda, Valter Kruudi raamatut Lapsepõlvemaa sõda ja 3 okupatsiooni. Ja mälestusi jagavad 1939. aastal sündinud Arvo Tuisk ja 1937. aastal sündinud Mall Hiiemäe. Need mälestuste jagajad elasid oma lapsepõlves Eesti järelpaikades, Iisaku kihelkonnas, Jõhvi kihelkonnas, Viljandi kihelkonnas ja Hiiumaal Reigi kihelkonnas ning nad kõik kasvasid maal, mere ääres, Metsavahnitalus ja üks neist oli sõja-aastateks tulnud maale Pakku Tallinnast. Ja neid ühendab, nagu juba öeldud, tõesti see, et nad olid siis lapsed. Oma lapse tegemistega, lapsemängude ja sellise rõõmsa tegutseda tahtmisega, olgu siis maailm missugune tahes. Erinevates uurimustes on laste tegutsemist sõjaaja maastikul käsitletud näiteks mitmetes Suurbritannia uurimustes. Ja seal vaadeldakse seda, kuidas lapsed 1940. aastal mängisid varemetes pärast Londoni pommitamisi. Tuuakse välja, et nende rõõm, kui nad pääsesid varjendist välja, otsida ja leida sellist peaaegu veel kuuma šrapnellikildu, oli tõesti suur. Neid koguti, neid vahetati omavahel, aga varemetes mängiti ka teisi mänge. Ja lapsed, nagu tuuakse välja, said seal muu hulgas nii-öelda rakendada või välja elada ka oma agressiivsust, sest seal sai lõhkuda, lammutada, aga ka uuesti üles ehitada. Ja kolmas asi, mis varemetes mängimise puhul on välja toodud, aga mida ka üldse laste mängimise puhul nagu esile tõstetakse, on see, et lastele on head mängukohad need, kus nad on natukene eemal täiskasvanute nii-öelda otsesest järelevalvest, täiskasvanute pilgust. Näiteks tupiktänavad, mingid tänavanurgad,
aga ka aitade või puuride tagused või mingid puudesalud, põõsaste vahed või põõsaste tagused ja nii edasi. Teiseks on lastele väga iseloomulik see, nagu siis lastemängude uurijad on samuti osutanud, et nad oma mänge ehitavad üles loominguliselt. Nad kasutavad neid süžeid, neid teemasid, neid ideid, mis parasjagu õhus on ja valivad mänguasjadeks sellised esemed, mis parasjagu saada on ja nii-öelda siis mõtlevad neile tegevuse juurde. 20. sajandi keskpaiga laste mängimist on iseloomustatud kui sellist omaalgatuslike mängude aega, kus täiskasvanute nagu juhtimine või suunamine ei olnud väga tajutav. Et omamoodi muidugi kogu see, palju lapsel oli üldse aega mängimiseks, et sel ajal olid ju lapsed ka hõivatud tööl käimisega, näiteks karjas käimisega ja muude tööde tegemisega. Aga et see maalapse vabadus ringi käia ja ringi joosta, et see tuleb ka neist minu poolt vaadeldavatest siis teise maailmasõja mälestustest väga eredalt esile. Et Henn Kaarel Hellat, ühe mälestuse autor, tema kirjutab, et me oskasime mängida või täpsemalt, et neil oli piisavalt fantaasiat, et enda aega aina uute mängudega sisustada. Ja samas ütleb ta ka seda, et see maatalu andis hästi palju võimalusi erinevaks mängimiseks. Sõjaaastate maastikku, kui laste mängu- ja tegutsemisväljakut vaadeldes, tulevad need eri aspektid just esile seal 1944. aastal. Sellepärast, et nagu juba öeldud, et rinne oli Eestist läinud, Saksa väed olid kiiresti taganenud, Vene väed olid peale tunginud ja see maastik oli muutunud. Lapsed ja noored, kuidas nad sellele maastikule lähenesid ja mida sealt nad nägid, et seda tahangi natukene nüüd iseloomustada. Kõigepealt võib-olla seda, et tõesti nende noorte ja laste jaoks oli see esmatähtis või väga tähtis just see, et nad said seal midagi korjata, midagi koguda, midagi otsida ja et see andis nende mängudesse uusi ideid, uusi mänguvahendeid ja siis ka nii-öelda siis uue maastiku või uue selle ümbruskonna. Sellepärast, et teise maailmasõja aegses laste tegutsemismaailmas, nagu mälestustest selgub, ei olnud palju mänguasju, millega tegutseda ja need uued tegutsemisvahendid siis võeti nagu mängudesse see väga innuga vastu. Et 1937. aastal sündinud Mall Hiiemäe, kes käis koolis Iisakus, jutustab nüüd sellest, kuidas nemad seda alevit avastasid, õieti selle alevi ümbrust, kui nad 1944. aasta sügisel uuesti kooli läksid. Ma kirjutan siin, et mina olin 7, lellepoeg Tõnu ka, vend Jaak oli ligi 11. Olime kooli ajal korteris kõik kolmekesi ühes toas. Korteri perenaine tegi selle toa pliidi alla tule, et meil soe oleks. See oli 1944. aasta sügisel. Meil oli niisugune mäng, mille nimeks oli sõda. Seda mängiti nii, et mõlemad pliidi uksed, ülemine ja alumine, olid lahti ja näpu vahelt visati püssirohtu tulle. Poisid viskasid korda mööda, mina olin rahvas ja vaatasin huviga pealt.
plahvatused käisid tšuh ja tšuh, vaadati, kellel vägevam tuli on, sellel oli suurem edu. Need olid mängult granaadid, mõnel juhul ka lennukipommid, mis plahvatasid. Suurtükkisid käiku ei lastud, siis võib tuli pliidi alt välja karata, arvasid poisid. Ju meil ikka nii palju aru oli peas. See sõda kestis meil oma pool tundi ja minu meelest olid need plahvatused veel erinevat värvi olenevalt kogusest ja kohast. Võib-olla sai poistel moon otsa või kuulis perenaine meie kahtlase tegevuse seina taha ära. Igatahes sai see mäng meil otsa ilma suurema pahanduseta. Seda maastikku sõja ajal ja ka pärast sõda võib vaadelda ka kui lastelt sõjategevuse poolt ära võetud mänguala. Et nii tuleb see välja ka nende mälestustes. Sest seal on kirjeldatud seda, kuidas seoses sellega, et igal pool vedelesid lõhkevad granaadid, ohtlikud mürsud isegi, et neil oli väga palju käske ja keelde seoses sellega. Metsa ei tohtinud minna, teatud hoonete juurde ei tohtinud minna, ega ka ju varemetesse ei lubatud minna ronima. Et need käsud, keelud nagu veel kord tugevnesid, kuigi lastel oli nagunii oma liikumiseks ju teatud piirangud. Igale poole ei võinud minna olenevalt vanusest, siis olid need piirangud karmimad või siis mitte nii karmid. Aga et pärast seda 1944. aasta rinnete ülekäimist veelgi siis need piirangud karmistusid. Ja seesama 1939. aastal sündinud mees jutustab nüüd sellest, kuidas tema seda tunnetas ja kuidas nemad siis asusid seda nii-öelda oma mängumaad tagasi võitma. Me mängisime peitust, tavalist peitust. Sellel ajal oli neid peiduurkaid väga palju ja intensiivselt olid kasvanud kreegi ja kirsivõsad ja sinna andis ennast peita mitmesse kohta. Meid ei lubatud küll algul igasse kohta minna ja sinna keldri juurde, kust vare oli ainult järgi jäänud ja muidu niisugseid kahtlasi kohti, kus klaasikilde oli ja usse kogunes pärast sõda palju. Ja teatud keelamised ja piirangud olid. Aga järjest me neid maa-alasid ikkagi võitsime, kus me võisime käia, kus ohutu oli. Ja peituse mäng oli meile nii meeltmööda mäng. Tavaline peituse mäng. Seda maastikku võib vaadata ka kui põnevust pakkuvat. Tegelikult tuli see natukene siin välja juba eespool toodud kirjeldustes ja mälestustes. Aga kohati neid mälestusi lugedes tekib tõesti selline tunne, et nii see maastik kui ka siis sealt leitud sõjamoon ja laskeristad, et need ongi nende laste omad. Et nad peavadki neid enda omaks ja nad väga kuidagi teravalt reageerivad sellele, kui need neilt ära võetakse. Kuigi vahel on ka öeldud seda, et me saime ju aru, et nad on ohtlikud ja nad vahel saavad ka aru, et kellelgi teisel läheb neid hoopis rohkem vaja. Aga siin siis üks mälestus selle kinnituseks, kuidas lapsed tõesti seda maastikult leitud siis asju ja esemeid nagu endale kuuluvaks peavad. Ehkki Hennupaari töökohustused olid vähemalt 3-kordistunud, kinnitab mälu eksimatult, et vaba aega jäeti meile siiski piisavalt. Ja äsja meilt üle käinud lahing avas meile nüüd selle sisustamiseks enneolematuid võimalusi. Meie järgmised sõjasaagi artiklid polnud enam kaugeltki nii ilmsüütud ega eraelus tarbitavad. Meie talust Karjamaad, Heinamaad mööda mõne aja eest läände voorinud saksa sõdurid olid olnud suuremas paanikas, kui sellal arvasime, ja metsa alla maha poetanud kõik, mis vähegi maha jätta andis. Nii et me süvenesime saagijahil ikka enam ja enam siiani keelatud metsa ja see pakkus meile niisama rikkalikke sõjaleide kui rahupäevil seeni pärast vihma.
Oli õnn, et olin selle ajani päris järjekindlalt oma relvahuvi rahuldanud. Selleks kirjandust uurinud ja vendi, neist Jüri ju tõeline asjatundja, usutlenud. Nii et ma enam-vähem teadsin, mida karta ja seda, kust otsast püss pauku teeb. Sest et meie leidudest kõige ohutumad olid gaasimaskid. Neid leidsime ka 10. Nendega polnud muud teha, kui tonti mängida. Kuigi Arno nuputas, kas ehk filtreid ei õnnestu millekski kasutada. Vist ei suutnud temagi midagi välja nuputada. Siis järgnes juba mitut sorti laskemoon ja seejärel, oh imet, käsitulirelvad, püstolid ja revolverid. Muidugi oli saagi hulgas ka mitu automaati, mida soomlaste eeskujul kutsusime konedeks, ja ka vintpüsse. Ning kõige krooniks avastasime täieliku uunikumi, ehtsa tankirusika. Nii et seda kraami kogunes ühtekokku kindlasti nii palju, et võinuksime relvastada terve lahinguüksuse. Mälestuste jagajad näitavad meile oma mälestustes ka maastikku, mida võib iseloomustada kui lagastatud maastik. Ja üks selle näide on Valter Kruuvi mälestuste raamatus. Poisikesed kogusid endale sussikuid kõrval ka laskemoona ja tegid endale püsse, sussikuid ja peitsid need kiviaeda. Kuid see kiviaed, see lammutati. Valter Kruuvi mälestustes räägitakse sellest nii. Mõni aeg hiljem otsustasime Aksiga Karjamaale minna, et kiviaia seest ära tuua sinna peidetud sussik ja nagaan. Meie suureks üllatuseks polnud aga kiviaiast meie Karjamaa otsas enam jälgegi. Just sealt läks läbi lai ning sügav tankitõrjekraav, mis lõppes otsaga meie Karjamaal. Kadunud oli ka meie kõrge kuusik, sest kõik jämedad puud olid maha saetud ja viimaseni ära viidud kaitsekraavi servade kindlustamiseks. Selline hoopis teisest suunast, Lõuna-Eestist ründamine, tegi mõttetuks tankitõrjekraavi edasikaevamise ja kraavi olemasolu üldse. Meilt aga röövis see tarbetu asjandus laskeriistad ning isalt igatsetud sauna, pagana kraav ja kes jõuab selle 1,5 kilomeetrise juraka pärast kinni ajada. Ja üks nagu maastiku aspekt, mis laste mälestustest esile tuleb, on see ümbruskond kui õnnetust ja hirmu tekitav ala. Ühes osas elulugudes peatutakse ainult sellel õnnetustel, sest neid juhtus tõesti palju ja nad loomulikult mõjutasid lapsi, sööbisid mällu ja väga palju tegelikult ka ju kaotas lausa elu. Et see hirmude ja õnnetuste kirjeldamine, et ka see kuulub nende mälestuste hulka. Ja võib-olla teatud inimesed ei taha nagu siiamaani seda ei meenutada ega sellest rääkida, sest need õnnetused olid tõesti karmid. See maastik, see muutunud maastik ja need olukorrad andsid lastele ideid mängimiseks. Nagu siin juba juttu oli, et lapsed tundsid end mängijatena kui sõdalased. Nad kasutasid neid sõjamoona mitmesuguseks otstarbeks. Näiteks väiksemad poisid on olnud mälestustest juttu sellest, kuidas nad padrunitega liivakastis mängisid. Aga teatud olukordiga kujundati nii, et nad ei olnudki sellised hirmsad või kohutavad, nagu nad pealt vaadates võisid tunduda, vaid need mõeldi ümber mänguks. Et teatavasti ei saanud enam käia vabalt rannas.
sellepärast, et piirivalve sulges need. Et piirivalve kordonid tehti ja rannas olid sellised liivaribad, millel siis jäljed on hästi näha ja valvati. Ja ka poisikesed, kes olid varem harjunud rannas käima, ei saanud enam sinna. Aga laste üheks meelistegevuseks oli just rannast korjata sinna uhtunud nii-öelda varandust, pudeleid, aga ka kastigaasi, millel olid huvitavad kirjad ja kõike muud. Näiteks oli Kiduspea külas selline mood, et poisid jooksid randa ja kes mingit pudelit või muud huvitavat asja märkas, see sõikas, et see on minu ja see kuuluski talle. Ja kuigi 1944. aastal ja ka pärast seda keelati poistel randa minna, siis nad muidugi seda ei lõpetanud, vaid käisid seal ikka. Ja siin 1939. aastal sündinud meenutajale on meelde jäänud see, kuidas kunagi teda ratsapatrulliga taga aeti. Aga nagu ta ütleb, et ega need piirivalvurid neid poisikesi nii väga tõsiselt ei võtnud, aga see pudelite, ilusate pudelite, värviliste pudelite korjamine ja niisugune poolkollektsioneerimine juba, talle väga meeltmööda oli, et siis ta käis seal rannas ikka. Ja tõesti, et selline natukene nagu ebanormaalne olukord, kus sa ei tohi oma koduranda minna, et see kujundetigi ümber selliseks mänguliseks tegevuseks, et kus ikka käidi ja ikka tehti ja mõeldi, et see eest ära jooksmine, et see on tore mäng. Kuigi nii lõhkeainete kui laskeriistadega mängimise kirjeldusi leidub erinevatest aegadest ja kohtadest, näiteks Eestist ka Vabadussõja ajal, Esimese maailmasõja ajal, on selline massiline ja spetsiifiline mängimis- ja tegutsemisviis, mil sõjamoona koguti ohtralt, maastlikult, iseloomulik just sellele teise maailmasõja aegsele Eestimaale ja see tegelikult sellise sõjamoona korjamine, see jätkus veel mitukümmend aastat pärast sõda. Samuti on just poisikesed valinud mitmesuguseid paugutamisvahendeid. Üks selline näiteks oli söepauk, mida karjas põhiliselt tehti, kus põlev söetükk pandi kivi peale ja teise kiviga sinna peale löödi. See on olnud selline laste paugutamisviis nagu aastakümneid ja seda on tehtud, et see paugutamisvahendite otsimine on selline suht universaalne tegevus, mida teha. Aga see teise maailmasõja aegne just, et seda sõjamoona nii palju kätte saadi, siis see on nagu selline eriline ja teistmoodi ikkagi. Samuti on laste tegevus oma mängumaa ja oma sellise tegutsemisplatside loomisena ka hästi levinud nii eri aegadel kui ka eri paikades. Ka praegu näiteks ju teevad lapsed endale kas laua alla või vaiba peale sellise mänguplatsi, kus nad oma mänguasju sätivad ja ka välja näiteks. Siis selline nende leitud sõjamoona vahendite oma mängudesse integreerimine näitabki ühte seda viisi, kuidas nad lapsed siis oma loovust ja loomingulist rakendavad oma mänguliste eesmärkide nimel. Et uurijad on arvanud, et mäng, et see täidab hästi mitut ja erinevat eesmärki lapse elus ja lapse arengus ja et see on talle nagu eluliselt vajalik. Et see on siis üks näide sellest, kuidas oma mängumaad loodi ja kuidas neid vahendeid loovalt kasutada.